ühesõnaga mine proovi, naudi. Okei. Paneme siis ratta käima ja ma eeldan, et tal tuled juba põlevad. See on muidugi juba teistmoodi, et kõik nii-öelda heebelid asjad liiguvad hästi kergelt muidugi. Ratas ise on siuke pisikene nagu. Juba hakkab kiirus ka natukene suureks minema. Aga tuul on küll niimoodi, ma tunnen täpselt, ta puhub siia kaela peale praegu, ehk siis ta käib ilmselt täpselt mikrisse ka nagu. Gaasi rutska on ka hästi kerge. Gaas on hästi selline äkiline, et Transalp on hästi ükse pehme gaasiga. Ja niimoodi kohe natukene vajutad millimeetrist on kuidagi hästi äkiline, jah, see on nagu natuke harjumatu. Mõtlen, lähen korra siit Sikassaarest kohe sinna kruusa peale. Sidur käib ka hästi kergelt. Ratas mõõtude poolest on minu meelest, ma ütleksin, natukene väiksem ikkagi kui Transalp on nagu. Aga see paak siin on, läheb niimoodi suureks, et ta on nagu selline disainikes, aga muidu hästi kerge tundub küll. Ülikerge, palju kergem kui Transalp. Transalp on selline, ma ei tea, kas tal on äkki see raskuskese kuidagi veel kõrgemal või midagi niimoodi. Et Transalp tundub palju massiivsem, kui ma niimoodi selliseid jõnkse nagu teen. Ja see on ju 6 käiguga. Ja vaatame, siit saab kohe natkene nagu kruusa peale ka keerata. Siin muidugi mingit suurt offroadi tegema igaks üks ei hakka, et ei taha sellega kusagil külili ka käia. Aga noh, natukene saab proovida. Võttis juba tagant vibama. Nii, alati on oluline, kuidas ta gaas on hästi äkiline, see on nagu harjumatu. Millimeeter paned ja siis ta kohe täiega läheb püsti, on väga mugav. Püsti on jah, nagu ideaalne. Taga on ABS peal. Et see on natuke harjumatu, ehk kordan seda sama gaasi juttu, et kui ma tahan siin vaikselt nagu niimoodi manööverdada, see ülitundlik on see gaas ikka. Muidugi vedrustus on tal ka jäigem, kui on Transalbil. Seda ma kohe tunnen. Kes tahab siin teist käiku saada, pigem vaatame. Et kui ma käisin mõni aeg tagasi ka Royal Enfieldiga sõitmas, siis seal oli kuidagi hästi sujuv see gaasivärk niimoodi. Et kui ma sõitsin nagu kusagil metsa vahel niimoodi pisikeste teede peal, siis Enfieldiga me pidanud absoluutselt nagu siduriga mängima, aga siin mul on küll tunne, et see tahab natukene nagu selliste siduriga mängimist ka saada.
ma tean, et siin kunagi käis suur selline metsa tegemine. Kus see tee siin umbes täpselt läheb. Nii, siit läheb tee peale. Hops. Korra jään seisma, vaatan. Jalgadel on ka nagu, et noh, hästi kerge on küll see ratas, selles mõttes on mõnus. Et mulle täitsa nagu meeldib see asi. Klaasi natkene lahti ju hakkab see uduseks klaas minema. Aga selle rattaga on jah, et kui ikkagi vaiksetama niimoodi nagu manööverida kusagil, siis sidur on ikka oluline. Et see teeb natukene nagu sujuvamaks seda sõitu, muidu see gaas on selline liiga äkiline. Display on muidugi hea, ma seda mõtlesin ka, et huvitav, et kui hea ta nagu on päikese käes just, et kas ta peegeldab nii palju, et need kõik võimalikud numbrid ja asjad on ikka nagu loetavad. Aga sellega tundub mulle, et küll mingit muret ei ole, et väga hästi on see kiirus ja kõik käiguhoobi asi nagu loetab. Ja väga mõnus on. Just see, et ta on nii kerge nagu kaalu mõttes minu enda 35 aastat vana Transalp, siis tegelikult peaks olema enam-vähem samas kaalus ka selline 180 kilo või 185 kilo. Ehk siis nad peaks sellised suht võrdsed olema. Aga jah, et praegu siin ka niimoodi vaikselt ukerdades tundub igatahes, et see CF450 nagu on kuidagi oluliselt kergem. Ja ega ta selle tee peal, kui ma siia tulin praegu, niimoodi kiirendasin, et niist oli päris selline ergas ka nagu. Nii ma siin vaatan, kui ma hakkan ringi keerama, kui mugavalt teda liigutada on. Et muidugi need laagrid ja kõik sellised asjad on nagu muidugi üli lahti nii-öelda. Et lihtsalt koha peal nagu ratast liigutada on hästi kerge. Ja just teeblid ka, et no ilmselt need trossid on nagu, ma mõtlen, nagu nii-öelda täiesti lahti, et võib-olla Transalvil on ka trossi kõrid ja nagu puhastamata, et nad sellepärast liiguvad ka keeblid nagu raskemalt. Et praegu siin, ma hoian vaikselt nagu siduriga mängin niimoodi sidurit all, et on küll väga nagu õrnalt vajutanult ja kohe nagu läheb sidur alla, et lahutab ära kenasti. Siin on kellegi tsikli jälg veel, et ei tea, kas keegi on võib-olla selle sama tee peal käinud proovimas. Aga jah, et see nädal saab veel proovida minu meelest laupäevani välja Rebel Motosse, kes tahab minna. Seal on erinevad CF motorattad, aga kuna mina vaatan just sellist ratast, millega nagu metsas sõita, et siis et minul isiklikult nagu nende teiste rataste vastu nii suurt huvi ei ole. Küli kerge on ikka. Aga mõnus. Hääl on ka selline lahe. Sõiduasend on mugav, võib-olla Transalbil on sadul natukene kõrgem, aga ma 100% kindel hetkel ei ole. Nii, nüüd vaatan, kas saan kuidagi tervelt tagasi ka. Traction control, nagu ma aru sain, on siin peal. Ehk siis, kui see maha võtta, siis peaks olema siin võib-olla pehme peal viskama veel rohkem seda sussi ringi. Kuigi ma praegu tunnen ka õrnalt, et ikkagi ma gaasi panest ikka veits vibab nagu. Kui see juhuslikult üldse ei olegi maas.
display on ka mõnus ikka. Saab mingit trippe vaadata, keskmist kiirust, sõiduaega, aku laetavust näitab siin. Keskmine kiirus, jah, küttekulud, värgid. Nii, anname talde. Kas see rekka natukene tolmutab siit eest ära? Pasun teeb ka hästi ikka. Et kõikidel CF-i ratastel, ma vaatasin, on see õlipotska pandud ka sellise läbipaistva poti sisse, väga hästi on siit nagu näha, kas see õlikogus on, aga ma vaatan, kruvid on ikka tavalised ristpead, et ma enda rattal proovisin ükskord lahti teha, panin uue õli sisse, vahetasin seal klotse ja värke ja pagan, see ristpea ei tundnud nagu üldse selline hea lahendus. Et ma ei ole küll ära vahetanud, aga ideaalis lükkaks need torkside vastu. Et ega need liiga tihti ei pea muidugi vahetama. Aga see torks nagu tundub alati selline parem lahendus. Nii, sõiduasendad on ülimugav. Minu meelest minu rattal on niimoodi, et ta natukene nagu kallutab, mind ette poole lükkab niimoodi, et teinekord ma sõidua lihtsalt nihutan ennast jälle taha poole. Et see ratas on nagu natukene, olen nagu sellises teega võrreldes istuksin justkui horisontaalses asendis. Muidugi hea on, et ma enda rattaga sinna rebelmotosse praegu läksin, kui ma selle CF-i võtsin, et nii ma saan enda ratta peal korra sellise uue proovisõidu nagu teha. Et on kohe selline võrdlusmoment olemas. Nii, aga nüüd ma tahan korra maanteed ka siis proovida. Et prooviks selle 6. käigu ka nii-öelda kohe ära. Minu meelest tuleb edasi täitsa hästi. Nii, 5. Ma tean, et Transalbiga sõites on selline 90-ga on tal kusagil 4500 pööret, et siin on ikkagi pöördeid natukene rohkem. 5000 pööret. Ja vaatame, kas ma ei tea, see kütuse värk vist küll mulle tunne, et natukene nagu valetab. Ütleb praegu, et ma kulutan 0,1 liitrit nagu 100-le. Aga mingisugust vibra tal ei ole. See on nagu okei. Et selle sama 90-ga sõites ei vibreerinud siin küll midagi. Jääme korra sealt läbi veel. Edasi astub väga normaalselt, et siin küll midagi nagu puudu ei jää. Pööret on natukene palju, aga ma praegu lihtsalt võrden Transalbiga, mis on ka V2 mootor ja natukene teistsugune. Aga 0 vibra toimib üli hästi. Natukene kiiremini. Need samad, kuna see paak on nagu suureks aetud, siis ma justkui tunnen, et tal väga palju ei lükka, aga ei tule nagu põlvede peale tuult, et põlved tunduvad mul üsna sellises tuulevaikses positsioonis praegu, mis on ka tegelikult pikka maad lastes niimoodi üli hea. Siin kusagil nagiseb midagi natukene. Ja selle tuuleklaasiga on siis niimoodi, et seda on võimalik nagu allapoole ja ülespoole keerata. Praegu tuleb tuld rohkem peale ja siit sangast tõmban seda ülespoole, mis on ka üli normaalne. Ja ega tegelikult tal on natukene kuskil külgede pealt ajab siis kaela peale,
aga tegelikult ta nagu nii-öelda selles mõttes näkku ei tule, et müra probleemi nagu üldse tegelikult ei ole. Transalbil on mul hästi selline suur klaas pandud, mis siis tekitab sellise olukorra, kus ma pean vaatama kogu aeg ülevalt läbi klaasi, et selles mõttes siin on hästi mõnus see, et ma ei pea läbi klaasi nagu vaatama. Et see tuul on kuidagi selline, ta ei nagu ei plagista mulle pähe, et tal on rohkem muidugi tuult kui on Transalbil, aga ta on sellise, ta tuleb kuidagi teistmoodi vooluga, et ta läheb nagu sujuvalt niimoodi kiivrist mööda. Et noh, alati on variant ka siia väikene mingi lisa juurde panna. Aga jah, no ma hakkan vaikselt lõpetama, aga kõige mõnusam selle asja juures on, et ta tundub nagu ülikerge. Et ma kujutan ette, et metsas niimoodi nagu tetti sõita ja sellise asju teha, mida mina nagu tavaliselt rattaga teen. Et selle jaoks on ta ülimõnus. Natukene võib-olla see suunatule nupp on natukene kaugel siit rutskast nii-öelda. No, panin vist kaug tuleb peale vahepeal. Kaugtuled käisid siit kusagilt ülevalt läksid praegu, jah. See display mulle ka tegelikult täiega meeldib. See on ka väga mõnus. Nii, aga ma lähen nüüd, keeran tegelikult juba siis Motoreveli poole tagasi ka. Ja võtan enda ratta ja saan enda omaga siis sellise väikese võrdlusringi kohe teha, et vaatan ka, kuidas see oma enda nunnu siis nii-öelda on. Kindlasti on ta raskem. See tundub küll praegu sõites täielik udusulg. Olen seda küll juba mingisugune 10 korda öelnud, aga ei väsi kordamast. Et kes tahavad, proovige siis ka. Nagu ma ütlesin, laupäevani on see võimalus teil täiesti olemas. No siit saate vaadata, mis rattaid siin prooviks on. Ma ei tea, võib-olla praegu on midagi ära viidud juba.